tere, siin Green FPS või Markus ja mängib täna WRC 5. See on kõige uuem WRC mäng. Siin saab mängida soolot, multiplayerit, siis siin saab nagu teha sellist erinevaid selliseid, noh, nagu erinevaid radusi üksinda või niimoodi teiste vastu. Ja siis siin seadetes saad sättida mis raskustase ja niimoodi. Et see on mul tavaliselt meediumi peal. Ja kontrollides saate kõik need panna põhja ja sellised nagu te ise tahate. Nagu endale meeldib. Hääldi saate muuta ja ma panen siit hääled praegu vaiksemaks. Nii. Jah, nii. Ikka. Nii. Paneme selle siia. Oleme need kõik ühe kõrgusete peale. Tea, kui te ei taha, siis... Kui te ei taha nii kõva häält, siis te võite panna vaikseks. Nii. See on normaal. Siis saate siit enda profiili näha. Et mitu sõitu teile, mis klassiga te olete võitnud, kui palju te olete olnud nagu poodiumil. Siis siin on display, kus te saate kõiki muid nagu graafikasätteid ja kõike muuta, nagu teile endale meeldib. Ja siin all on veel, saate iga nagu... Kui see päev saab otsa või niimoodi, siis tuleb erinevaid selliseid asju. Aga võtame soolo. Soolo alt saate mängida niisama, nagu te tahate. Siis siit saab rallid, nagu teete kõik rallid või niimoodi läbi. Siis on ralli kool ja karjeer. Aga võtame siit praegu kõik reissi siis. Ja siit saab siis valida erinevaid lippe ja maid, mis te tahate. Kui te näiteks... Lähme valime praegu Soome, siis ei ole vaja entrit valitada lihtsalt niimoodi ja siis siit saate raja valida. Võtame siit 6 kilomeetrit ja siis siit saate öö ja selliseid valida. Öösõit on väga pime. Siis siit saate valida, kas on päiksepaisteline, pilvine või vihmane. Siis siit saate valida endale... klassi, kas WRC 2 või Junior WRC. Junior WRC on kõige aeglasem siis ja WRC on kõige kiirem. Valime siit WRC ja võtame siit Volkswageni ja Jari-Mati Latvala. Ja siis start. Ja vaatame siis siin saate valida siis, mis kaamerat te tahate. Ma sõidan tavaliselt sellise kaameraga. Ja siis üleval on need märgid, et kuhu poole te peate keerama ja kus on oht. Ai, siin läks juba metsa. Väga halvasti läks. Juba esimene kurv ja siis ka matsu. Oi. Ibisema läheb. Aga proovime korralikult selle läbi sõita. Kõik oleneb, mis raskustase on. Ma olen mänginud seda vahepeal kõige aeglasem autoga ja siis kõige kergem raskutase, kõige kergem tase. Et ma olen siis saanud esimeseks isegi siis, kui on väga võimsad matsud. Et on nagu tõesti kinni jäänud sinna mingiks 10 sekundiks ja siis olen ka esimeseks jäänud. Oi. Ja aga selle mängu miinus on minu jaoks on see, et nagu pidamist, kui pidurdad,
siis ta võtab väga palju libisem, ükskõik mis rada on. aga proovime siin. Oi. Ja siis, kui käsi pidurit vajutate, siis läheb ka väga libisem, aga siis, kui ta rajalt väga, nagu, ma ei tea, mitte väga kaugele ei sõida, vaid noh, ja lähete ikka rajalt välja päris kaugele, siis ta võtab ikka, viskab välja teid. Ja siis, kui te isegi, noh, rahvast võib-olla mingi meetri kaugusel umbes olete siin mängus, siis ta viskab ka tagasi tee peale. Küsikud kurv tuli väga hästi välja. Kõrvalt te näete siis, kui pikk nagu see rada on või no, mitte kilomeetrites, vaid kui pikk palju teil veel sõita on. Ja siit läks väga metsa. Ja siis paremalt ülevalt näete aega, mis ajaga te lõpetate. Ja et siin ei näe seda, et nagu osadel oli niimoodi, noh, ma ei tea, kas WRC 4-l oli niimoodi, aga ja on niimoodi, et ta näitab nii kui selle koha läbideks, kus ta peab nagu aega võtma selle koha, siis tolle ka nagu näitab, mitmes koht sul on. Aga selles on nagu mõnes mõttes närviliseks hakkad vahepeal minema, et no mitmes ma olen ja nagu paned sellise crash'a ja mitmes ma olen, kas ma olen ikka esimene ja osad on sellist. Aga noh, minul on tavaliselt ükskõik, kas siin on see või ei ole ja ma mängin lihtsalt, kui ma tahan. Ai. Ja siis, kui on mingi panete matsu vaikselt, siis ta näitab kõrval autot. Ma ei tea, kas te olete märganud. Siis näitab, kõrval näitab autot, et ja siis, kui te panete pausi peale, siis te näete siin mootorit ja kõiki neid, nagu kui hea see on veel. Ai, välja libis päris palju ikka. Aga noh, siis kui vaikselt pidurit vajutate, siis ei tohiks nii palju libisema võtta. Peaksite jõudma tagasi hoidma. Finiš on kohe ja siin läks juba pekki. Tagumise otsaga ikka vastu. Oi. Enne finišit ka veel normaalne. Seda ma oskan. Alati ma oskan enne lõppu midagi ära rikkuda. Jah, jäin 15-ndaks väga halva koha peale. 20 on WRC-s, siis 20 sõitjat. Et võtame nüüd, võtame Poola raja ja võtame seekord kõige väiksema raja siis ja võtame pilvise ja õhtuse. Siis võtame WRC 2, võtame siit Mitsubishi Evo 10. Et jah, et siin on öö on ikka väga pime, võib öelda. Kui juba praegu on pilvine ja see nagu pilvine ja mis ma panin õhtu ja siis on juba pime, hämar juba ütleme, siis öö on väga pime, võib öelda. Võin pärast teha juuniori autoga näidata teile, kui pime on öösel. Nonii, mis ma puutusin? Midagi ma puutusin siin. Okei, paneme suureks tagasi. Vabandust sellise äparduse puhul. Ja näed, siit juba läks välja. Okei, sõidame siit edasi.
lähme siit. ei. Siis kui pidurid on korras, siis on väga hea nagu pidamine. Ikkagi mõnes mõttes on, aga mõnes mõttes ei ole. Sest ikka see libiseb väga palju libiseb. Ja siis kui tahate hüpata, siis peab suur hoog ka sees olema. Okei, ma võtsin väga vales kohas soo maha. Väga halvas kohas. Väga halvas kohas. Okei, sõidame siit edasi. Siis ma ikka korrutan seda väga halvas kohas. Kõige parem on, kui oleks roheline see auto, sest siis on nagu kõige paremad need on. Ja vahepeal on nii halvad, vahepeal on sellised halvad kohad, et nagu hüppe ja siis tuleb see nagu kurv kohe otsa. Et siis, kui ma esimest korda sõitsin Soomet kõige lühemat seda rallit, siis oli ka üks koht niimoodi, et tuleb võimas hüpe ja kurv on kohe. Ja ma panin sealt otse. Et valime siis järgmise raja, võtame Saksamaa. Ja võtame siit 3,6 kilomeetrit. Ja paneme, ei saagi ööd panna siin vist. Ei saa, siis võtame teise. Võtame siis Soome ja võtame selle kõige lühema rada siis. Ja siis öö. Ja Junior autoga. Siin on ainult üks tiim sõidab Juniori autoga ja siis mitu seda. Võtame selle. Kuid ma ei tea, milline auto. Aha, see on. Nii. Citroen. Näete ise ka juba, kui pime ikka öösel on. Et jah, öösel on, ei meeldi mulle sõita. Siin ei näe ette põhimõtteliselt üldse. Aga kui ma juba seda rada tean, siis nagu põhimõtteliselt ma oskan sõita öösel ka. Osad kurvid on siin nagu võib võtta suure hooga, aga no jah, pidurdamise peal siis võtab ikka päris hästi libisema ikka. Ükskõik milline rada on. Proovime siit korralikult sõita. Korralikult. Ai, siin läks välja. Nüüd kui reaalselt ma olen mänginud ka WRC4 ja võib öelda, et WRC5 on selles mõttes parem, et see on nagu reaalsem mäng ja WRC4 ei ole minu teada nii head graafikat. Ja samuti see WRC4 on, ma ei tea, minule see mäng nagu ei lähe peale, et WRC5 on parem. Seegi see sama hüppesid, siit hüppasin täiega ja siis läksin siit. No põhimõtteliselt samamoodi nagu praegu. Ja Junior autoga on selle halb, et siis kui pidureid vajutad ja jääd põhimõtteliselt seisma, siis ei lähe see nagu minema. Võtab päris kaua aega, kui läheb koha pealt minema. Võtame siit veel ühe ralli. Võtame siit seekord ma ei teagi, mis võiks võtta siit. Võtame ühe lumise ralli.
seekord võtame hommiku ikka. Või päevase. Võtame siin, see on küll väga käänuline. Võtame siis 4,8 ja sõidame, oja. 4,38, ei see. Autoks võtame seekord WRC auto uuesti ja M-spordi ja võtame siis Ott Tänaku. Et ma ise ka ei ole seda WRC 5 mänginud väga palju. Et alguses, kui ma sain selle mängu, siis ma mängisin, aga siis ma ei ole viitsinud mängida väga. Ma mõtlesin, ma toon teieni siin ühe video. Vaatab, ma arvan, et neid toob veel. Et ma mängin kunagi veel seda vormel 2013. Toon teile ka tolle video. Et siin, kui on kruusa peal sõitmine, et siis ta võtab kruusarehvid, mis on jämedamad, ja kui on talvel sõit, siis ta võtab automaatselt nagu talverehvid, mis on peenemad, poole peenemad ikka. Et on naglad ikka all. Aga see mõnes mõttes ei ole, see on nagu pidamist ei ole nagu parem. Võib öelda, et ikkagi sama, sest talvel on ikka jää ja siis kui lähed siin lume peale, siis ta võtab hoo väga maha. Ta ei saa hoogu ka sisse üldse. Aba. Ja siit sai penalti kohe väikese lõikamise eest. Okei. Et jah, WRC 5 saab väga kergelt neid penaltid võib saada. Et ei soovita väga lõigata, et on sõitke parem tee peal. Tea. Siin tuleb tüüped ja... Oi, ja siit saan jälle penalti peale. Ei saanudki. Jah, WRC 5 saab väga kergelt penaltit, WRC 4 ei saa nii kergelt. Ai. Ai, valel pooleks keeranud. Aga jah, et sellel mängul on nagu, kui sa hakkad nagu külg ees hakkab tulema, et ta võtab automaatselt rehvid vastu. Et ei läheks nagu käest ära. Sellest nagu, jah, mõnes mõttes on hea see, et ei pea kogu aeg vajutama seda ühte ja sama nuppu, et käest ei läheks auto. Ai jah. Ja siin on väga... Ai. Siin oli mingi künga sees, kust ei läinud läbi see. Taha väga lõigata, siit ei taha väga penaltit ka saada. Sõidame ikka, üritame puhtalt sõita. Ai, võtab ikka päris hästi libisema, nagu nägite. Nagu te ise nägite. Ai. Okei, siit tuleb otsavalli. Ai. Noh, nüüd ma küll ei oska üldse sõita siis käänulisel teel. Ja finish. Et siit ma esimeseks ei jäänud, sest ma sain penalti. Või siis jäin ausalt öeldes 0,76 tuhandikuga. Muidu oleks vahe olnud 5 sekundit. Aga jah, see oli siis Green FPS või Markus ja see oli tänane video. Näeme järgmises videos. Tšau!